No nii, kuule, aga nüüd on hea, sa saadad tervituse. Muidugi, ma tervitan kõiki Lihula kandi ja üldse laiemalt Lääne-Eesti inimesi, kellega meil oli rõõm kohtuda mõni aeg tagasi ühisel mälumängul Lihulas koolimajas. Ja muidugi ma soovin teile ka ägedat siis selle hooaja viimast mälumängu ja veel kord suur aitäh mind vastu võtmast, oli väga meeleolukas kogemus. Aga nüüd sa küsid ka ühe küsimuse. Küsin küll, jah. Teadagi, Eestis on palju häid kunstnikke ja mõned neist on ka rahvusvaheliselt läbi löönud. Aga üks kunstnik, kes on viimasel ajal palju sellist furoori tekitanud nii Eestis kui mujal, on Anu Põder. Ta küll kahjuks on meie seast juba lahkunud, aga tema puhul kindlasti väga paljudele eestlastele tuleb üllatusena, et selline kunstnik nagu Anu Põder on üldse olemas, et ega ma väidan, et väga paljud Eesti inimesed pole temast seni palju kuulnud. Ometi on näiteks praegu Pariisis Moodsa kunstimuuseumis väljas tema tööd. See on väga haruldane ja ainukordne, et Eesti kunst ja Eesti kunstnikud üldse sellisesse rahvusvahelisse muuseumi oma töödega pääsevad, aga Anu Põdra tööd seal praegu on. Nii et on aeg ka meil Eestis oma tuntud inimesi, oma kangelasi paremini tundma õppida. Ja küsimus tulebki kunstnik Anu Põdra kohta ja küsimus on selline, mille poolest on Anu Põder eriline ja isegi esmakordne, kui pidada silmas rahvusvahelist plaani ja just nimelt näiteks sellist riiki nagu Suurbritannia. Mis teeb Anu Põdra selles võtmes eriliseks, mida on ta erilist just kunsti ja kunstnikke silmas pidades saavutanud Suurbritanniat, aga üldse rahvusvahelist pilti silmas pidades? Hea küsimus, väga hea küsimus. Haruldane küsimus.